sina, mis asja? Ma saaks aru, kui ma sind praegu õmbluskooli viiks, aga sinna, mida sinul sinna minna? Tere, mina olen Anit. Mina olen Brenda. Ja meie oleme energeetikud ja täna hakkame siis reageerima erinevatele videotele. Kas sul ei olnud üks taksojuht, kes sul küsis midagi imelikku või? Ja ma esimesel ülikooli aastal läksin taksoga loengusse ja siis küsis minu käest, et kuhu ta mind TalTechis maha paneb, et seal on erinevad vajad. Palusin, et energeetika maja juurde ja siis küsis minu käest, miks sa sinna lähed. Ja ma ütlesin loengusse seal. Mis seal? Ma ütlesin, et mul on nagu loeng, et õpin seal ja küsisid, mis ma siis õpin. Ütlesin eriala ära ja siis vastus oli, et see, et sina, mis asja? Ma saaks aru, kui ma sind praegu õmbluskooli viiks, aga sinna, mida sinul sinna minna? Kas sa üldse oskad õmmelda või? Ei. Ma vist ei saa reaalselt niiti nõela taha. Meil oli laboris ka ükskord, mäletad, pidime patareisid vahetama hakkama ja siis meil võeti ära see multimeeter käest. Mis mõttes teie patareisid vahetada? Ma olin mis mõttes, ma ei või patareisid vahetada. Ja kui me selle ära tegime, siis suu lahti. Siis mitte ainult ei olnud suu lahti, vaid juhendaja ütles, et poisid, vaadake, tüdrukud tegid praegu teie töö ära. Ja seal oli vaja kruvi keerata selle pärast. See oli nii raske. On average, men are more interested in things and women are more interested in people. And that's actually the biggest difference we know of psychologically between men and women. And even though men and women are quite similar, all things considered, the extremes make a difference. So you imagine that in order to become an engineer, look, obviously not everyone becomes an engineer. You have to have a particular temperamental proclivity to become an engineer. You have to be extraordinarily interested in things rather than people. Well, most of those people are men. And if you want to become a nurse, well, then you have to be much more interested in people than you are in things. And most of those people are women. And so you get differences in occupational choice. Seda tahab öelda siin, et inseneritöös ei ole vaja suhelda üldse inimestega ja nagu absoluutselt inimestest aru saada, sest nagu minu meelest nagu kõige selle A ja O siin ongi nagu omavaheline suhtluse meeskonnatöö, kus sul ongi reaalselt vaja social skills on nagu, sa pead oskama inimestega rääkida. Kui sa ei oska inimestega rääkida ja suhelda, see on pekkis, sa ei saa hakkama nagu. Sest nagu väga suur probleem, mida mina nagu kohe algusest nägin, ongi see, et poisid, nad on nii tagasihoidlikud ja nad ei suudagi rääkida, nad ei suuda avaldada oma arvamust, neil ei ole arvamust kunagi, mis on minu arust nagu täiesti vale, sest kuidas sa saad teha midagi uut või uuendada, kui sul ei ole arvamust. See on ka see asi, mida sa õpidki siis selle ülikooli õpingute jooksul või see, et sa oled asjast huvitatud, see ei tähenda, et sa oled hea insener. Et okei, sa võid nagu, ma ei tea, detailini seda generaatorit teada ja iga juppi sealt osata kokku panna nagu puslet, on ju, aga kui sa ei oska selle teadmisega mitte midagi teha ja sa ei oska seda enda tiimini viia, sa ei oska seda enda, ma ei tea, uurimisrühmani viia, et siis ei ole võimalik sellest mitte midagi teha, et tegelikult insenerina sa ikkagi, sul peavad olema need inimeste oskused, sa pead oskama suhelda, sa pead oskama rääkida, sest lõpuks on see kogu asi tiimitöö, tiim on see, kes otsustab, sa ei saa olla üksi see, kes ütleb, et nii, me teeme nüüd niimoodi, vaid sul peavad olema ka heakskiited, on ju, ja iga üks tahab siis oma mingit asja teha. Vaata, mis ta edasi räägib. That are also, by the way, quite great in Scandinavia, especially in the case of engineering and nursing. That are mostly due to biological differences, and you cannot minimize that by social engineering. So, and it's not a bad thing. Like, look, one of the things you want to ask yourself is that what is the purpose of setting up a society that offers maximal equality of opportunity? And one of the answers is that you maximize people's free choice. And if you maximize free choice, then you also maximize differences in choice between people. And so you can't have both of those. But of course it will have differences in choice, of course, because we are human beings. But I can't see why it differs between me and Skavlan, for instance. But of course it differs in biological things, but not in choices, because I think more how we raise them, how we live, education, a sort of culture, attitudes,
form a human being. Ma olen nõus, et hästi palju sõltub sellest, et kuidas sind on kasvatatud. Et ma ei tea, vahet ei ole, kas tegemist on poisi või tüdrukuga, kui sul on väiksest saadik olnud ma ei tea, legod ja kõik sarnased asjad ja kõik need tänapäeva need mingid mänguasjad, kus sa saad erinevaid katseid teha, siis see tähendabki seda, et sa oled huvitatud nendest asjadest ja tavaliselt need on need, kes lõpetavad siis seal inseneerias ja võib-olla mõned, keda on siis natukene teistmoodi kasvatatud, kes võib-olla, ma ei tea, ei teinud enda kätega nii palju, need siis lõpetavad mingis teises erialas, et sellega ma olen täitsa nõus, et vanemad suunavad väga palju seda, milline on siis lapse karjäärivälik tulevikus. Mina olen väiksest peale teinud ma tegin kogu aeg midagi, ma olin alati õues, ma olin puu otsas, ehitasin onni, tegin mingit asja, emaga tegin mingid keemiakatseid, sest ta on keemiaõpetaja, et nagu siukseid asju kogu aeg nagu olin alati kaasatud, et ma arvan, et see tegelikult väga palju mõjutab. Ja mulle meeldis ka alati nagu teha mingeid suuri asju, aru saada, kuidas see nagu käib, mis seal taga on. Ma mäletan lasteaias kõige huvitavam mänguasi oli see, et meile toodi vana kasseti maks sinna ja siis me tohtisime selle lahti lammutada ja siis see oli nagu kõige huvitavam asi, siis lasteaiakasvataja üritas mind kogu aeg ära tõmmata, et kuule, tule ära, et las poisid teevad, vaata. Siis ma nagu, mis asja? Mina tahan lammutada, laske mul lammutada ja nüüd olengi mina see, kes siis läks inseneeriasse ja teeb kõiki neid asju, sellepärast et mul on kogu aeg huvi olnud selle vastu, et kuidas need asjad käivad, aga see on nagu väiksest saadik tulnud mingite väikeste asjadega, et see ikkagi mõjutab nii palju. Whether or not they are a girl or a boy when they grow up. And if I raise my daughter to become a leader, to be self-confident, to have a high education, for instance, I think she will have a good platform to become a civil engineer, to become a CEO of a company, or to become a nurse. Well, that is what Siin see on hästi huvitav, et öeldakse, et kui sa kasvatad enda lapse juhiks, et siis tal on hästi hea võimalus näiteks ehitusega hakata tegelema ja tegelikult see on hästi tõsi, ehituses ongi kõige rohkem seda, et sul on see tiim, sina pead juhtima neid ehitajaid, sina pead juhtima seda, kuidas see kogu protsess käib, ehk siis kui sul seal tõesti ei ole ühtegi nagu suhtlemisoskust või juhtimisoskust, siis sa ei saa olla, ma ei tea, mingite suurte asjade projektijuht, sa ei saa teha neid asju, et see, kui paljudest osadest see kokku tuleb ja kui palju väikseid osasid seal on, mida sa pead nagu juhtima ja nägema. Kas sa mäletad, me tegime esimesel aastal ülikoolis seda isiksustesti ja seal tuli välja see nii-öelda kursuse söörik, et kui paljud on mingi juhi omadustega, kui paljud ei ole, siis tegelikult väga vähe oli juhi omadustega inimesi. Ja, et inseneerias kõige suurem asi ongi see, et okei, et mul võib see insener olla, aga küsimus lõpuks on see selles, et kas see insener näiteks oskab õpetada, et kas ma saan sellest insenerist teha professori, kes suudab üliõpilastele päriselt seda teemat edasi anda ja inimlikult seda edasi anda, mitte ainult see, et tema seal klassi ees räägib ja teeb kuskil mingeid arvutusi, vaid see, et see üliõpilane seal laua taga saab päriselt sellest aru, ta oskab temaga suhelda, ta oskab seda selatada, kui keegi näiteks kohe aru ei saa, et kuule, okei, tule räägime siis päriselt, et sa oskad erinevate nurkade alt seda vaadata või siis see teine pool on see, et kas sa sellest insenerist saad teha juhi, kes juhib sul tiimi ja juhib sul tervet inseneride tiimi ja vaatab, kuidas need insenerid siis hakkavad kokku töötama. Et see on veel täiesti nagu omaette asi, et sa pead juhina aru saama, kuidas insener mõtleb. Sa pead suutma jõuda iga insenerini, kes siis kas ta tahab või ei taha inimestega suhelda, kas ta tahab üksi nurgas töötada või ta tahab koos teistega töötada ja sa pead igalt ühelt saama kätte selle informatsiooni, sa pead oskama tegema neid otsuseid ja kõik see osa seal juures, et see on nagu veel see kõige väiksem osa sellest inseneeriast, et leida see insener, kellel on ka kõik juhi omadused ja suhtlemisoskused ja kõik need. Näiteks meie mõlema töös on hästi palju suhtlemist turuosalistega, et okei, et ma ei tea, mina võin neid arvutusi teha või sina võid seda võrku planeerida, aga päeva lõpus on ikkagi see, et lõpuks helistab mulle
mulle mingi turuosaline või saadab kirja ja ma pean oskama talle selle asja ära selgitada ja kui ma ei oska öelda, ma ütlen lihtsalt, et ma ei tea, arvutus on selline, on ju, et mine vaata valemit, et siis tegelikult seal tekib see suhtluse barjäär ja inimesed ei saa enam asjadest aru, on ju, et sa pead oskama mõista, aru saada, selgitada ja kogu see osa on siis võib-olla see, mida insenerid siis tegelikult ka kõige rohkem õpivad, et inimestele inimkeeles seletada seda, mida sina rasket teed, on võib-olla kõige keerulisem. Tark ei ole see, kes oskab hästi targas keeles midagi rääkida, vaid tark on see, kes oskab keerulise asja inimkeelde panna. Et alati võib rääkida suurte sõnadega igast asjadest, aga kui sa ei suuda enda vanemale selgeks teha, mida sa teed, siis sa tegelikult ei oska seda eriala. That is what people who think that the differences between people who are primarily culturally constructed believe, but it's not what the evidence suggests. Okay, we don't agree on that. Yes, the other thing I should say about this, what's necessary to understand about this is this is not a contentious issue among informed scientists. We've known this for 25 years. And so, and it's a perverse effect. No one expected. Okay, see mees elab ikkagi mingis vanemas maailmas. Niimoodi see enam ei käi. Ma ütleks, et siin ei ole nagu probleem selles, et tüdrukud ei lähe inseneeriasse sellepärast, et nad on tüdrukud või nad on teistmoodi programmeeritud. Pigem tüdrukuid inseneeriast nagu tõukab eemale see mingi vananenud suhtumine, et ei suudeta nagu mingitest stereotüüpidest üle saada või teistmoodi vaadata, et kui lähme koos, ma ei tea, ülikooli esimesel aastal üks läheb ja õpib ja teine lisaks õppimisele peab tõestama, et mul on õigus praegu siin olla. Ma ei tea, mul on õigus patareisid vahetada, mul on õigus taksost maha minna ja öelda, et ma lähen energeetika loengusse, et siis see, nagu see vahe on see, mis on nagu see kõige suurem, on ju, et kindlasti on naiskolleege, kes peavad vastama, et kuule, et kuidas ma selle töö sain, ükski mees inseneerias ei pea sellele küsimusele vastama. Ja ma mäletan, ma läksin enda esimesele lähetusele, sain endale suure projekti kirjutada Offshore Network Development Plan koostöös teiste Läänemere riikidega ja siis kogemata sattusin selle juhiks, olles tööl esimest kuud ja 22-aastane, siis esimesel lähetusel vaatasid mulle otsa segased, natukene vanemad härrasmehed ja küsisid, millal su praktika lõpeb. Ma olin mingi, mu praktika ei lõppegi, sest ma tulin tööle ja ma nüüd kavatsen selle asja teiega koos valmis kirjutada, nii et te peate mind kuulama ja siis oli natukene piinlik neil. Et siuke alguses ikkagi puiklevad natuke vastu, aga jah, mingil määral nad tõmbavad tagasi ja see on nagu, sa õpid sellega elama ja sa õpid sellest nagu, see on naljakas lõpuks lihtsalt minu meelest. Jah, see on see teine pool, et ühelt poolt sa nagu õpid sellega elama, aga teiselt poolt on see, et aga sa tegelikult ei taha õppida sellega elama, sellepärast, et sa ei taha, et ma ei tea, näiteks kui meie tütred lähevad inseneeriat õppima, et siis ma ei tahaks, et neil oleks see sama käitumine, nagu meie oleme saanud. Näiteks minu puhul on minu käest küsitud, et kellega ma magasin, et ma enda esimese töökoha sain ja siis mul oli selline, et kuidas palun? Ja siis kõige kurvem selle kogu asja juures oli see, et see ei olnud isegi mingi vanem meesterahvas, vaid see oli minust mõned aastad vanem mees, kes lihtsalt nagu ise ei olnud sellist tööd saanud ja siis ta ei saanud aru, kuidas minusugune siis sai selle ja siis kunagi, ma ei tea, enda noorematele sugulastele öelda, et jaa, kuule, mine õpi ja tee, aga lihtsalt pane valmis, et need küsimused tulevad, et siis ongi see, et see on nagu nõme ja sa tahad sellele nagu valgust tuua, et kuule, et see ei ole okei, et sellised arvamused endiselt on, et ma võin lihtsalt enda töös väga hea olla ja saada sellepärast selle töökoha. See ei tähenda, et seal peaks mingid muud asjad taga olema, aga seda suhtumist on endiselt väga palju ja see on kurb. See on väga kurb, jah. On põnev, võimalusi on väga palju, raha ja palk on tegelikult hea, tegelikult valdkonna inimesed on toredad, kui just nagu kasvad enda mingis sellesse seltskonda sisse, siis need inimesed on nii soojad, nii vastuvõtlikud, ka need tippjuhid, kellega me mõnikord peame suhtlema, nad on täiesti tavalised inimesed, kõik suhtlevad juba hästi, see nagu nii-öelda energeetika kogukond, see on nagu
armas, ta on mõnus, sa saad nagu olla sina ise. ta on selline väike selline, ma ei tea, suguvõsa pere, et tegelikult lõpuks kõik teavad kõike, on ju. Ja sellest päeva lõpus me ei pääse, et on inimesi, kellel on nõmedaid arvamusi või kes on, ma ei tea, seksistlikud, on ju. See on igas valdkonnas. Ükskõik, kuhu sa lähed, seda saab iga asja kohta öelda, seda võib öelda, ma ei tea, panganduse kohta, poliitika kohta, noh, mis iganes. Ja päeva lõpuks on ikkagi see, et sul on igal pool need inimesed vastas ja siin on ka see, et okei, sul on see mõni nõme inimene, aga teiselt poolt see toetus on hästi suur, et sul ongi need oma inimesed, kes sind aitavad, kõik teavad kõiki. Kui sul kuskil on mingi probleem, siis sul on kuskil järgmises kohas on mingi tuttav, kes aitab selle ära lahendada, et siin ei ole sellist asja, et sa istud kuskil nurgas üksi ja mõtled, oh my god, ma ei saa hakkama, on ju. Ma mäletan, mulle ema ütles, kui ma eriala valisin, et mille järgi nagu valida, et kas siis seda, mida mina tahan teha või mingid muud asjad ja siis ütles mulle, et vali selle järgi, et mis elustandardid sa tahad, et vaata nagu enda elustandard, mis sa tahad, siis vaata, mis numbrid sul selle jaoks vaja on ja siis vaata, kus sa selle numbri saad, on ju. Ja siis eks sealt need valikud tulevad, et eks see hea palk on asi, mis motiveerib osasid, aga võib-olla mitte kõiki, on ju. Aga kindlasti siin igaüks leiab endale mingi asja, et sellest nii-öelda valdkonnast välja minna on ikkagi nagu keeruline. Et sa leiad siin oma selle koha ja sa tahad siin olla ja siin on põnev ja huvitav ja üks suur projekt ajab teist taga ja sa ikkagi saad teha asju, mis midagi mõjutab. Jah, sa saad päriselt tegelikult maailma muuta, nagu ise tehagi ja olla selle asja juures ja nagu nende uute uuenduste juures ja mõelda uusi asju välja. Mulle meeldib öelda, et inseneerias leiab igaüks oma koha. Et kuna see on nii lai ja nii suur, sul ongi võimalik olla üksi nurgas, sul on võimalik teha tiimitööd, sul on võimalik juhtida, sul on võimalik tegeleda oma mingi spetsiifilise asjaga, siis nagu ükskõik, kes sa oled või mida sa soovid teha, sa leiad inseneerias selle oma koha, et ma ei tea, meeldib joonistada, mine joonista maju, projekteeri maju või noh, ükskõik, mis see siis sulle meeldib, siin igaüks leiab selle oma koha, lihtsalt tuleb silmad kinni panna ja see ülikooli mingi esimene aasta, kaks ära teha ja siis sealt edasi saab nagu vaatama hakata, et mida, kus ja kuidas, on ju. Et jumala eest, kas või tegelikult meil on ju inseneerias disainerid olemas, need, kes, ma ei tea, saad autosid disainida riiete asemel või kas või riidet disainida puhtalt selle pealt, et sa tegeled materjaliteadusega ja mõtled välja mingeid uusi materjale, millega siis mingeid asju nagu teha või kokku panna või ma ei tea, taaskasutada, et kõik, reaalselt kõike saab teha. Nii et tulge inseneerit õppima. This field drives aquatic life away from it, which ma võiks nagu alla hüpata kuskilt, kui keegi tuleb mul siukse jutuga.